Tere hommikust! Vahepeal ei olnud üldse videoid ja nüüd läheb iga päev, on ju. Noh, küll te ka jaksate ära, ma arvan. Ärkasin täna hommik üles, ma pean lihtsalt teiega jagama sellist asja. Noh, saate aru ise ka, eks ju, vahest tuleb mingi info ja mõtled, et kellele sa seda räägid. No, peaks rääkima sellele, kes sellest aru saab. Noh, ma tean, et siin on hästi palju arusaajaid. Ma ei tea, miks ma seda praegu pidin ütlema. Teate, intuitsioonist tahtsin rääkida. Vaata nüüd, kui ma siin numeroloogina nende numbritega siin mässan kogu aeg, siis ma sain sellise, mis ma nüüd ütlen, mingi paugu vist. Hea paugu. Mul on palju infot praegu, ma proovin nii, et kiiresti niimoodi ära jahutada siia, jahutada siia ära. Ehk siis mu noorem õde, kellega ma olen pikalt niimoodi mõnusas suhtes olnud. Mis vanuses me siin oleme? Pikalt mõnusas suhtes, issa, miski keeruline lause tuli praegu. Aga jah, ma olen 48, tema on siis 47 ja no vaata, kui pikalt suhtes olnud, jah. Aga ta on mulle tihtipeale juba ammu, enne kui ma numeroloogias olin, ta ütles mulle kogu aeg, et mul on selline huvitav energia, selline nõksu isegi agressiivne, aga selline, ma täna hommik ärkasin selle mõtte peale, mõtlesin, et issand, kui huvitav. Et ja selline teistsugune, noh, okei, on teistsugune. Ja hommiku nüüd täna ärkasin üles ja teate, ma jagasin teiega videot, vaadake seda ka veel kord, palun. Me küll ei räägi päris nüanssidest, aga Tiia Mesiga. Tiia tegi siis mulle, käisin kodukandis ja ma olin hästi-hästi positiivselt üllatunud. Tal oli seal kaaslane ka, Anu. Me pole Anuga küll kokku leppinud, et kas ma võin ta täis nime ära mainida. Aga noh, Anu, kui sa seda kuuled, siis pane ise oma kontaktid siia, me vaata ei leppinud kokku. Ja, aga siis Tiia ja Anu mõlemad siis Tiia tegi põhiasja kõik, et see oli see reiki. Ei, vabandust, see oli niimoodi kristallteraapia, siis oli Barse, siis oli see reiki peale, ja. Tiia küll ütles, et tal polnud plaanis seda alguses niimoodi teha, aga lihtsalt olude sunnil pidime niimoodi tegema. Ja kes teab, see teab, ütlen siis niimoodi. Ja noh, arvatavasti, Tiia saab ka kommenteerida siia alla, et need järelmõjud ju hakkavad siin laksuma nii, et ohohoh, ja eks ma tajun kogu aeg neid. Ja tegelikult siis, mis ma tahan rääkida, ma sain hästi mõnusa kinnituse. Vot Tiia saab seal kommenteerida või teie, kes te tegelete siis nende kristallidega ja kõige selle maailmaga. Mina selles maailmas ei liigu, aga mul on hästi suur usk sellesse. Ja ma sain kinnituse. Et Tiia mõõtis selle ühe aparaadiga. No me räägime ka seal videos, nii et vaadake palun seda videot uuesti, et seda energia välja. Ja ma mõtlesin, täna hommikul ärkasin selle peale, mõtlesin, et vau, nüüd ma alles saan aru, mis tähendab see energiaväli. Energiaväli, muidugi peale seanssi see natuke läks väiksemaks õnneks, ütleks siis niimoodi, seepärast, et see oli ka mega suur. Siis nüüd ma sain aru, miks ma nii tundlik olen nende inimeste suhtes, kes ei sobi nagu minu energiasse. Ehk siis ma räägin hästi nagu selles suhtes jäigalt pluss ja miinus, eks ju. See on minu meelest hästi selgelt arusaadav. Et seal on igasuguseid muid nüansse, aga siis teate, ühe naisega, kui me nüüd tegime, jälle nime ma ei tea, isegi numbrit ei tea, aga see polegi oluline, tegime seda avalikku analüüsi, siis tuli mäletada see 17 välja. Ja ma hakkasin täna hommikul mõtlema, et vau, see, mida ma olen tegelikult ju taga ajanud. Ma olen kogu aeg teistsugune olnud. Ja siis lapsepõlvest peale olen teistsugune olnud. Ma olen sündinud 16 päev, eks ju, okei. See veel ei anna sulle alust, et sa oled teistsugune. Nii et sina, kes sa oled 16 päev sündinud, see ei tähenda, et sa oled päris teistsugune. See, et me oleme natuke kukuud, see on okei. Teised numbrid on ka kukuud. Ärge arvake, issand, üks koer kaotas ma ära praegu. Ross jookseb nii kiiresti. Ma näitan teile, ma ei tea, kas te näete või ei näe. Lussid te näete. Ma pean Rossi juurde minema. Rossi muidu on väikses paanikas, et issand, kui semps on. Ma pean näitama oma olemust, oma energiat. Ja, okei, vaata, nüüd läks natuke mõte lappama. Kogun.
Ehk siis edukuse koodis vaata, mul on hästi palju 7 ja ma sain hästi imearmsa kirja täna Helilt. Aitäh, Heli. Heli vastas ka, oota, ma natuke vilistan vist. Rossi! Ahah, tuleb, jess. Ma näitan ka, no niimoodi jookseb, täitsa meeletu lihtsalt. Kaotas mu ära, saate aru, jah? Jess! Ma peaks küll suht suur naine olema, et peaks mind nägema, no ju siis ei ole. Natuke nalja ka. Jess, Rossi, issand, kui palju rõõmu. Nüüd te nägite mu luuki. No vahet pole. Selline ma olen, palja jalu ja siin ma kakerdan. Ja panin jaki teie jaoks selga. Oota, nüüd jälle läks lappama. Vaata kui hästi, jah? ATH, nagu siin on mõned mulle öelnud. Võtan täiesti omaks. On mina. Nii, kui edukuse koodis on 7, see tähendab seda, tegelikult on veel numbrid, sellised vahvad numbrid nagu 789, siis ma arvan millegipärast number 4 ka. Eriti kui number 4 tuleb kokku liidetult siis 22, siis teil on hästi tugev intuitsioon. Kui sa siiamaani oled kahelnud selles, no väga kahju, aga sul on see olemas. Ja teate, need, ma nimetan siis, vaata naiste puhul öeldakse, need punased lambid lähevad põlema, siis see punane lamp on punane lamp. Ja meeste suhtes täpselt samamoodi tegelikult, ma lihtsalt mees ei ole, ma ei tea täpselt, kuidas teil need asjad töötavad. Eks sa mehena siis ka kommenteeri siia, et ikka, kui sa tunned, et midagi on nagu jama, siis on jama. Aga mis me teeme, me ikka valetame endale. Nii, oota, lähme edasi. Siis sünnikaardis, mis tuli hästi huvitavaid asju välja, ma olen siin väike Sherlock Holmes, mitte väike, tegelikult väga suur. Ma nagu ei anna järgi, saad aru, mul on vaja teada mingeid asju ja siis 04 ja siis mingi hetk ma sain aru, vau. Kui sünnikaardis, et sa oled sündinud seal ükskõik mis päev, kuu ja aasta on ju, ja sa tajud ise ka, et sul on nagu midagi on ja sa ei saa aru, mis asi see on. Aga kui sünnikaardis on sellised numbrid, ma ütlen alati, vaata 18 on ju, siis raudpolt, esoteerika on ju, siis tunnetus, kõik asjad, ka väga hea silm, fotograafid, sellised kunstnikud, kõik 18-ga, ka absoluutselt käeline tegevus, kõik. Aga mis sellised huvitavad asjad, mul pole 18, aga räigelt tahtsin teada, et miks ma tajun seda maailma kuidagi. Ma saan kuidagi aru teistmoodi, mingisugune peenenergeetika on siin sees olemas ja ma täiesti tajun seda. Ma ei oska seda selgeks teha ja polegi vaja, eks ju. Aga siis ma sain aru, mul on nii huvitavad numbrid minu sünnikaardis. Mul on mitmeid 22-sid, mul on mitmeid 11-si, siis mul on 17, vist äkki ka 2 korda. Mul on 10-id, 7-id. No ja siis ma sain aru, ma ei peagi seletama rohkem mitte midagi. No võt, teie, kallid mehed, naised, ma tean, teid on palju. Tehke oma sünnikaardid lahti. Ja, kui sa tahad seal karma asju teada ja hingamissiooni, hakkagi sünnikaarte vaatama tagant ettepoole. Aga selleks, et nüüd teada saada, kas sul on neid numbreid, siis võt hüppa sinna sisse. Veel üks number, mida ma pean natuke vaatama uuesti. Vaadake, teate, seal sünnikaardis on nii palju numbreid, mul kõik ei jää meelde, aga enda puhul siis ka. Ma tihtipeale siis, kui ma teen suulisi kliente ja siis, kui ma loen suulisi kliendile mingisugust numbreid, seal on palju numbreid, eks ju, ja siis ma teen, kuidagi nii tuttav on, siis ma teen kähku oma sünnikaardi lahti ja ma alati vaatan. Naabrist parem vaata. Okei, 4. Aga jaa, siis ma natukene siis räägin nendest numbritest ka. Ma 15-st rääkinud, on ju. 15 tähendab seda, kui sul see on, eriti seal suguvõsa karma õppetunnis, siis sa pead tulema välja ja aitama inimesi suurelt. Massidesse peab minema. Ma tean küll, mis sa praegu mõtled, mina küll seda ei tee. No ära tee. Sinu mass võib olla näiteks 2 kassi, 3 koera, on ju. Näiteks. Aga see ei tähenda seda. Ei. See tähendab ikkagi nagu inimesi aidata. Sul on potentsiaal inimesi aidata. Lähme nende intuitiivsete ja selliste tunnetuslike numbrite juurde. Esiteks, kui sul on sünnikaardis kuskil 20, see tähendab seda, et sa tegelikult oled väga intuitiivne. Eriti kui sa oled sündinud veel 20, siis on jackpot. On ju,
põnev. Ja siis on 22, no 20 on ka see, et sa näed unenägusid, sa näed sealt seda unenäod räägivad sulle. Siis mis siis veel? Kurja ma vist räägin liiga palju teile, mul on juba selline tunne. Aga okei. See on hästi selline, ma ütleksin, 18 on kõige võimsam, 20 on see, et sa nagu tajud väga peenelt seda maailma. Ja unenäod on need asjad, mis sulle avavad selle maailma. Siis 22 on täielik kanaldamine. Ja ma tänan sind, üks meesterahvas, kes mulle kirjutas. Aga ta lihtsalt kirjutas ja kadus mu elust. Kui sa nüüd ennast ära tunned, saad mulle uuesti kirjutada. Muidugi, sest teate, teilt tuleb nii palju kirju. Messengeri ja meili ja ma olen tegelikult väga tänulik. Ma ei jõua tihtipeale teile kõigile vastata nii kiiresti, mõned saavad siin nädala viibega. Aga noh, kes kannatab, see kaua elab. Ma ei oska paremini öelda, sest tõsiselt vahest mul jookseb niimoodi kuul kokku, et ohoh, ja siis ma mõtlen, et okei, täna hommikul näiteks vastasin ja märken suht vara, mingi 4:30. No vanaks hakkab jääma, vaata, mis teed. Ja siis vaata, mis ma veel tahtsin rääkida. No selline mulja tuleb kogu aeg vahele, et ma ei tea, ma olen nii edev täna hommikul, sest ma avastasin nii palju asju. 22 on täielik siis kanaldamine. Ja ma saingi tänu sellele meesterahvale, siis, kes kirjutas mulle Messengeri, ütles, et sina tüdruk lõpeta rääkimine, et sul intuitsiooni ei ole. See, mis ma enne kaagutasin siin kogu aeg. Ja siis peale seda, kui tema hakkas seda mulle rääkima, siis ma mõtlesin, et kurjam, et noh, ma ju arenen kogu aeg, eks ju, numeroloogia. Siis ma mõtlen, mul on täiega olemas need numbrid. Lihtsalt see, et pange tähele, mida te räägite endale, on ju. Ja nii kui sa annad nagu vabaks, nii kohe kõik asjad hakkavad toimima. Noh. Ja nii käis minuga ka. Seepärast, et nüüd ma tean, et mul intuitsioon on nagu kuule, nagu 5 kopikat. No vot. Ja punased valgused on ikkagi punased valgused. Aga lihtsalt ma olen ka super valetaja. Nüüd ma lihtsalt teen niimoodi, et ma kuulan. Ma olen selline väike jälgija ka. Seal on 3 vaata kohe ei hakka karjuma, et see on nii ja nii. Ma tahan nagu tõestust saada alati. Nii. Ja 11 on see, et sa oled väga vaimne. Ja see, ma ütleksin ka, 11 on kanaldused. Aga sealt tuleb hästi palju sõjakust välja. Aga see on selline vaimne õpetaja, vaimne missioon on sul. Ja kui see ei ole näiteks elude number, aga sul on sünnikaardis need olemas, siis usu mind, sul on väga hea potentsiaal tunnetada seda maailma. Ka ma ütleksin, et väga tugev selline kanaldamise võime. 22 on nagu eriti tugev see, kui ta ei ole miinuses. Ma räägin kõik plussis praegu. Ja siis, mis ma avastasin, täitsa uskumatu. Noh, ütleme, need numbrid, mis ma praegu räägin, siis see on ka siis, kui sul on sünnipäev, eks ju, sellel päeval. Noh, ma saan avalikult seda ka ütelda, et Mailal on näiteks 22 päeval sünnipäev. Ma sain sealt juba tõestuse. Ja on osad kliendid, kes on 22. päeval sündinud, siis neil on nii võimsad numbrid sünnikaardis. Ja nad saavad aru, et nad on natuke teistsugused, aga nad ei tee midagi. Nii et ärge muretsege, 40+ hakkab teil kõik asi töötama niimoodi, et saad aru, hoia kelgust kinni ja vaata, et maha ei kuku. Ja siis on see muidugi, kellega sa ümbritseda tuled, eks ju. Nii. Siis üks huvitav number on 17. Kes on 17. päeval ka sündinud. See on okei, see on kuulsuse number, et sa pead saama kuulsaks. Aga mis tal veel on see, et tal on kätes võime. Ja mäletate vist ka see viimane nüüd see video, mis mul oli, see avalik sünnikaardi analüüs, siis see on crazy lihtsalt, see on täiesti crazy. Et kuidas see asi nagu niimoodi mul tuli niimoodi, et mul on ju ka see olemas, täitsa pekkis. Ma vaatasin enne seda nagu kuulsust, aga tegelikult on see, et saad aru, see annab veel rohkem võimet sulle energeetiliselt tunda. Näete, kes siia tuli, tere. Näete, me oleme kõik koos nüüd. Kõik on koos. Memm pani minema. Memm läheb randa. Nii. Igal ühel oma. Nii. Peab vaatama kella ka. No nii, väga hästi. Ma tahtsin kiiresti kui rääkida, jälle ma mulisen siin nii pikalt. No vot, ühesõnaga kõik need asjad kokku. Ja ega siis see uurimine pole lõppenud. Üks asi, mida ma tahtsin teile ütelda, teie, kes te tegelete kristallteraapiaga, kes te tegelete parssidega, kes te tegelete reikidega,
palun pange siia kommentaaridesse, jagage oma kontakte, ma ei tea, kui palju YouTube seda laseb teha, aga noh, tehke seda kuidagimoodi. Ja teie, kes te saate aru, et teil on mingi intuitsioon, ära võtta täpselt mu sõnades kinni, aga saad aru, sa tajud, et sa ei ole nagu normaalne, ütleme siis niimoodi jutuvärkides, siis käi seal nendes teraapiates. Ma ei oska paremini vist ütelda seda praegu, noh, võta see teenus. Ja kes nüüd seal minu kodukandis on seal Tudulinnas, siis ma ei tea, kirjutage Tiiale. Tiia kontaktid on kõik seal all olemas. No igastahes Tiiat ja Anut ma soovitan 110%, ma ei tea, kuidas paremini ütelda, aga ma olen nii tänulik Tiia ja Anu teile mõlemile, nagu päriselt. Seepärast, et minu meelest Tiia veel ütleski, et kuidas sa ütlesid? Noh, okei, ütlesid, mis sa ütlesid, aga hästi ütlesid. Ma olen olnud ühenduses teatud inimestega peale seda, mida sa ütlesid ja soovitasid mulle, nii et hoian oma energiat puhas, aga see tähendab seda, et kui mulle tuleb minu aurasse, minu siia energiaringi tulevad inimesed. Mul oli laevas nii raske olla, kui ma tulin tagasi. Siis õnneks me olime siis kajutis, seepärast, et ma sain aru, et ma olen hulluks, sest laev oli nii puupüsti täis ja ma ei suutnud olla. Ja ma olen teate, kui huvitav enne seda, kui ma numeroloogiasse jõudsin. Ma olen ikka selline kõva koolitaja alati olnud. Siis ma olen Eestis käinud ja ma mingi aeg sain aru, et ma ei suuda laevas olla inimeste sees. Ja aitäh, Tiia, sinule, ma saan nüüd aru väga hästi, miks. Sellepärast, et kui mul oli sa ütlesid peaaegu 5-6 meetrit see minu energia, kes minu välja satuvad, siis ma hakkan neid tajuma. Aga nüüd numeroloogina muidugi, kui ma teaksin kõigi sünnipäevasid, ma ei tahagi teada. Ma arvan, et ma olen lõhki, ma olen hulluks. Aga mul on väga terav mõistus, ma ei lähe kuhugi hulluks. See, mis väga paljud minust teavad, minu lähedased, on see, et ma vaatan tuima näoga, aga ma ei ütle mitte midagi. Kogu aeg siin, saad aru, raal töötab. Ma pean lihtsalt mälupulka vahetama vahepeal. Ja siis, kui mul saab infot nii palju, võt siis hoidke alt. Võt, siis ma räägin kõik välja. All right, egas midagi. Väike meeldetuletus, selline, mis ma siin omastele ka räägin. Et miks meil on 2 kõrva ja 1 suu? See tähendab seda, et me peaksime rohkem kuulama ja vähem rääkima. Muidugi mina oma kanalil ikka räägin, seepärast, et muidu oleks ka natuke naljaks, kui ma lihtsalt tuimalt vaataksin teile otsa kogu aeg, on ju. Siis kasutage seda tehnikat. Siis see asi, et me siin, kes me oleme 40+, võib-olla ma seda juba öelnud, võib-olla mitte. Siis mängige peeglis endaga, flirtige, hullake. Ükskõik kui suur, ma ütlesin, meil on siin hästi pisikene peegel, aga tihtipeale ma teen endale silma, soovin endale vahvat päeva ja muidugi ma traageldan mitu korda selle väikse peegli juurest mööda. See, kui ma vihane olen või kuri, siis ma ei vaata sinna üldse. Tegelikult peaks. Mingitel hetkedel, kui ma olen solvunud mingite asjade peale, siis ma vaatan peeglisse ja ütlen, nüüd, mis viga on? Tihtipeale ütlen ma niimoodi. Ja siis ajan endaga, et saad aru nii kaugele, kui siis ma lihtsalt edvistades tulen peegli juurest ära. Ja proovi. Seepärast, et teate, seda jama on nii palju, aga me saame ise selle alati nagu ümber muuta. Lahedaks. Mäletate seda? Ma eile rääkisin Soome kanalil seda, aga siis, kui noored olime, kui vihma sadas, siis me jooksime täiega välja, suvel eriti, eks ju. Ja ma vabandan muidugi teie ees, kes te teete seda ka nüüd täiskasvanuna, aga tihtipeale, mida täiskasvanud, mida ma olen tähele pannud, kui vihma sajab, nii nõme ilm, vaata. Ma ei tea, peaks toas olema või midagi sellist. Päriselt või? Meil siin üleeile sadas nii mõnusalt vihma, ma käisin mitu korda kakerdasin õues. Ma ütlesin, nii mõnus, issand, juuksed on nii mõnusad, niisked ja selline suu lahti ja nagu mingi selline Okei, panen pillid kotti. Vaat, jagage palun oma asju, millega te tegelete ja kes te aitate juurde. Mina lihtsalt ütlen numbritega, mis teil on ja teate, need, kes teevad neid teraapiaid, lihtsalt super ime inimesed.
ja jagage oma kontakte, kus te teete ja kuidas teiega ühendust saab võtta. Mina selles suhtes ei suuda vastutada, mis nüüd YouTube laseb siit läbi, mis ei lase, aga proovige olge sitked. Et ma tahaks, et kõik saaksid seda kogemust ja nii nagu ma ütlesin, kes kodukandis, minu kodukandis, Udrinna kandis on, võtke Tiiaga ühendust. See on mega, jah. See ei ole kinni makstud reklaam praegu. Ma lihtsalt täna hommiku ärkasin, ma mõtlesin, et ma ei saa seda infot enam enda sees hoida. Ja kutsun teid muidugi ka osalema, siis meil on nüüd selle pühapäeva vestlusõhtu. fienta.com vist või .ee, ma ei tea, mis lõpp tal on. Ja suletud Facebooki grupis on info olemas. Räägime siis korduvatest numbritest. Ja muidugi, kui te nüüd näete korduvat numbreid, siis pange endale kuskile ääremärkuseks kirja, mida te olete läbi elanud sel ajal. Et siis see annab natukene paremini infot. Ja see esmaspäeval ma räägin teile ka Fientas on see olemas elude numbris, kuidas see mõjutab teie suhteid üleüldse kõigiga. Mitte ainult see, et mul on meistri number 33 on ju või 22 või 11, aga lihtsalt see, et mida see veel annab juurde. Räägime natukene tausta sinna. Läheme natukene sissepoole. Vot, teeme nii. Jah, päike täiega keevitab, mul hakkas pala praegu. Ja siis mul on üks mesimagus täiskuu video teile valmis tehtud, kus ma siis seostan astroloogiat ja numeroloogiat. Ma tahaks hullult seda enne 29. ära teha. Vaatan, kuidas ma jõuan. Teate, läheb nii põnevaks lihtsalt, et mitte ainult minul, meil kõigil. Praegu on selline väike saluut seal taevas kuskil. Okei, tšauki.